Mul on hea meel tervitada teid siin Telia Peamaja stuudios ja kutsuda osa saama juba 4. Swedbanki ja Telia ühisest mitmekesisuse akadeemiast. Meie tänaseks teemaks on piirid töösuhetes. Ja hakkame üheskoos vaatama sisse sellisele teemale, et mis hetkest eskaleeruvad konfliktid töökiusuks. Uurime koos Tööinspektsiooni eksperdi Johan Pastarusega, mis on ikkagi töökius. Vaatame lähemalt sisse eelmise aasta septembrist ja nüüd jaanuarist veelgi rohkematele organisatsioonidele jõustunud Euroopa Liidu vilepuhumise regulatsiooni, et mida selles osas silmas peaks pidama organisatsioonides ja vaatame, kuidas Telia ja ka Swedbank on selle teema enda jaoks lahendanud. Ning lõpetuseks uurime koos 2 personalivaldkonna eksperdiga, mida saab organisatsioonides ära teha selleks, et tegelikult need konfliktid ei eskaleeruks töökiusuks ja tegelikult me looksime koos sellise hea ja mõnusa kaasava kultuuri, millest juba eelmises osas rääkisime. Nii, aga alustuseks siis kõige esimesena Johan Pastarus Tööinspektsioonist. Tere, Johan! Tere! Suur rõõm on sind siin näha ja mul on väga hea meel, et sa oled valmis meile avama natukene laiemalt teemat, et mis siis ikkagi on töökius ja mis ei ole. Mina tänan kutsumast. Mul on alati hea meel seda teemat avada, sest et juba etteruttavalt võin öelda, et töökiusamine ja psühhosotsiaalsed ohutegurid on teemad ja nimetused, mida juba igapäevaselt kasutame rohkem aktuaalsemalt, teadmata tegelikult, mida see töökiusamine võib-olla tegelikult tähendab. Eks mul on alati hea meel sellest laiemale ringile rääkida. Praktika selle kohalt on ka juba päris pikaajaline ja Tööinspektsiooniga oleme sellega tegelenud juba pikalt. Et mida siis Tööinspektsioon näeb, ma võin öelda, et me oleme selline peegel töökeskkonnast, et meieni jõuab väga palju negatiivseid juhtumeid, õnnetusi, ka psühhosotsiaalsetega seotud põlevaid ettevõtteid, kus konflikt on võib-olla üle kätte läinud, aga tõesti ma näen ka läbi konsulteerimise positiivseid asju. Täna loodan kuulda ka neid positiivseid näiteid, kuidas töökiusamist üle saada. Aga see, millest me lähtume ja mina vaimse tervise konsultandina on ikkagi töötervishoiu ja tööohutusseadustik ja seal on välja toodud meil psühhosotsiaalsed ohutegurid. Et kui 2019 see täpsustus tuli, ei tähenda seda, et eelnevalt neid ei olnud. Et eelnevalt olid välja toonud kui psühholoogilised tegurid, aga nüüd on meil täitsa, ütleme nii, et väljapaistvalt Eestina, et kui mujal Euroopas on välja toodud justkui, et tuleb kaardistada psühhosotsiaalsed ohutegurid, siis Eestis on see, et meil on toodud välja täitsa millised need ohutegurid ka tegelikult on. Ja minul on hea meel selle üle, kuna see annab tööandjatele esmased sellised kaardid kätte, läbi mille siis töökeskkonda ja seda sotsiaalset keskkonda hindama hakata. Et need on siis slaidil ka välja toodud. Ja, aga räägi võib-olla lähemalt tõesti, et õnnetus või vägivallaohuga töö? Ja, see on, mina ütlen siis kõige suurema riskiga selline oht. Õnnetusoht on, kuutame ette kindlasti tööstusettevõtteid, kus see õnnetusoht sellise väikeste vigade tõttu võib olla päris tugevate tagajärgedega, siis üks asi on füüsiline selline kahjustus, teine asi on vaimne. Et küsimus, kui juhtub õnnetus, siis ta saab küll füüsiliselt terveks, aga kas ta julgeb seda tööd kohe edasi teha. Et kuidas meie saame tööandjana toetada, et inimene saab samm-sammult tagasi töökeskkonda tulla ja samade ülesannetega jätkata, kui mingi õnnetus on juhtunud. Ja vägivallaohust, ma arvan, kõige marginaalsemad näited on, meil on ju politsei, kes võib-olla peab kasutama füüsilist lähenemist, teatud teisi meetodeid ja tegelikult ka meil inspektorid, kes puutuvad kokku kolmandate osapooltega ja teised ettevõtted, kus võivad minna olukorrad pingeliseks ja see vägivalla oht võib seal tekkida, nii füüsiline kui vaimne vägivald. Küsimus ongi see, kuidas tööandja saab toetada ja töökeskkonna korraldajad, et see inimene tuleb tagasi töökeskkonda, ta saab sellest rääkida, ta saab sellest õppida ja mis kõige tähtsam, et ta saab seda tööd jätkata nii, et see stress ei läheks üle pea. Siis ebavõrdne kohtlemine, kiusamine, ahistamine, et see on vist see, millest täna tahaks natuke rohkem rääkida. Ja, ma arvan, et sellest jäämegi pidama, et ma julgen väita, et väga suur osa minu tööst katabki ära see teine punkt. Ja seda põhjusel, et ta on ka selline jäämetipp. Ta on kõige väljapaistvam, ta on kõige
sõnakohasem, ehk siis me räägime aina rohkem vaimsest tervisest, siis ka kiusamisest, siis ka diskrimineerimisest, ebavõrdsest kohtlemisest, ahistamisest. Nad on ka sellised kõige marginaalsemad. Ehk siis enne peab midagi juhtuma ja siis pöördutakse siis näiteks töökiusamise teemadel. Kui ma lähen ettevõttesse koha peale või konsulteerin tööandjatega, siis ma saan aru, et need põhjused, miks see töökiusamine tekkinud on kuskil seal nii-öelda vee all. Ehk siis need teised ohutegurid, mis seal slaidil välja toodud, ehk siis pikaajaline töötamine üksinda, monotoonne töö, suhted juhtidega, töökorraldus, see kõik on tekitanud just selle jäämäe tipu. Ehk siis lõpuks pöördutakse selle, kui asjad juba päris kehvaks läinud. Ja sellest pärast ma eeldangi, et me räägime rohkem kiusamisest, me toome need kõik selle alla kuidagi. Aga ühtepidi on ju hea meel, et see ära tuntakse, et kiusamine, ebavõrdne kohtlemine, ahistamine on juba sellised kaugustes asjad, kus inimene peaks saama lahendusi ja abi. Ehk siis mul on hea meel, et see sõna on nii-öelda meil täna arutelu all ja inimesed seovad ära sellega tööinspektsiooniga. Ehk siis me saame neid tööandjaid ka abistada ja neid töötajaid, kes võib-olla hädas on ja ka vastupidi, ka tööandjad on väga suures hädas. Et see annab meile võimaluse tööinspektsioonina vaadata sisse riskianalüüsi, kuidas töökorraldus on töökeskkonnas rajatud või tagatud, kuidas see on kommunikeeritud töötajatele ja kõik sellised asjad, see kolmas osapool sellele nii-öelda töökeskkonnal vaatamine annab tegelikult kätte meile need põhjused, miks see asi võis nii kaugele minna. No ja kui suure probleemiga on tegemist? Ma tean, et sul on ka mõned numbrid kaasas. Ja, siin on väga hea selline statistika, mis näitab ära, kui aktuaalne see psühhosotsiaalne ohutegur üldiselt on. Sealhulgas ka kiusamine. Ma julgen öelda, et kiusamist kasutatakse meie vihjetes, mis meie poole tulevad väga palju. Et seda statistikat me hakkasimegi siis pidama 2019, kui see täpsustus tuli seadusesse, me hakkasime panema nii-öelda linnukesi, et millises vihjes on mainitud seda ohutegurit. Ja 2019 me vaatame, et need suurevad numbrid sinise üleval on siis kõik vihjed, mis meie poole tulnud on aastas, ehk siis 2019 oli nüüd 581 ja see protsent on siis osakaal, mis sisaldas 6% olid siis psühhosotsiaalse ohuteguriga vihjed. Siis 3 aastat kuni 2021 oli see läbivalt 5%, kuigi vihjete osakaal ju tõusis. Ja siis midagi juhtus seal 2021 kuni 2022 aasta vahel, kus psühhosotsiaalsete osakaal põhimõtteliselt 3-kordistus, 2023 see 3-kordistuski ja vihjete osakaal tõusis just nende psühhosotsiaalsete vihjete najal. Siis nende numbrite taha sellisest ühest põhjust on alati väga keeruline leida. Kui me võtame nii-öelda laia ühiskondliku teema, siis sellel ajal Covidist tagasitulek, see töökeskkond tuli kuidagi uuesti jutuks, et kuidas me korraldame, kuidas me kodukontorit korraldame, kuidas me tagame seda ohutust nii vaimset kui füüsilist kodukontoris, aga ka teatud kriisid, nii sõda, ka väärtusruumid on meie töökeskkonnas muutunud, ehk siis sõjapõgenikud, ka kliimapõgenikud, et kõik sellised ühiskondlikud ja suured muudatused meie ka Euroopa elus on toonud meile neid psühhosotsiaalseid teemast töökeskkonda juurde. Aga seal mündil on ka teine pool. Ehk siis me oleme sellest ajast saati pannud kordades rohkem rõhku väliskommunikatsioonile. Et täna on meil tööl 2 kommunikatsioonispetsialisti, kes teevad väga-väga head tööd sellega, et meie sõnum, kui meie, kes näeme neid probleeme, saaks anda edasi seda teadmist läbi sotsiaalmeedia, läbi erinevate võrgustike, mille ulatus on ju toodud lai. Ehk siis see numbrite kasv, ma arvan, on ka sellest tingitud, et inimesed hakkasid seda vaimset töökeskkonda ära siduma ka tööinspektsioonina, et me võiksime aidata ja me saaksime aidata. On kasvanud ka teadlikkus, et olete siinkohal teinud head tööd sellega. Täpselt. Ja selline julge ennustus, et ma arvan, 2024 see numbrid olid väga sarnased. Ja ma arvan, et ta jääb üsna samale tasemele, sest et täna olen ka selles väga paljus töös, ma näen, et kutsutakse rääkima, pöördutakse rohkem, aga ma loodan, et 2-3 aasta pärast me oleme suutnud tööinspektsiooniga ja üleüldiselt meie ministeeriumiga teha nii palju head tööd, et see pädevus sellega lahendamiseks on tagasi jõudnud töökeskkonda. Ehk siis tööandjad on koolitatud, töökeskkonna esindajad, tööandjad on lai mõiste, et kõik see tiim on temalt koolitatud, mis on mitmekesisus töökeskkonnas, mis on konfliktid, kuidas neid juhtida ja kuidas see nii-öelda siseotsus tuleks enne, kui need asjad jõuaksid tööinspektsiooni. Meie oleme justkui selline 3. osapool, kuhu me võiks sekkuda on siis, kui majasiseselt pole seda lahendust leitud. No jaa, selles mõttes, aga mis see töökius siis ikkagi on või ei ole?
See on hea küsimus. Mul on tavaliselt hea näide sellega, et toon Euroopa näiteid, siis väga paljus riikides on see defineeritud, ehk siis legaaldefinitsioon on olemas, ka Austraalias on olemas. Siis meil Eestis on see valge leht, ütleme nii, et see valge leht umbes siuke ongi meie definitsioon. Siis meie arusaam töökiusamisest on tulnud läbi praktika ja läbi teadustööde. Et kui ma tööle tulin, tegelikult oli ju paanika, et mis me siis teeme, kui meil definitsioon ei ole, läbi mille me võtame. Mida rohkem ma seda tööd tegin, ma sain aru, et see on tegelikult hea asi. Et see nii on, sellepärast, et ta on justkui case by case. Iga olukord on niivõrd erinev, et seda tulekski justkui võtta sõltumatest erinevatest need töökiusu juhtumitest. Küll aga on välja kujunud ikka need põhijooned, läbi mille me töökiusamist vaatame ja see on siis tegevuse korduvus. Ehk siis ma ütlen kohe ära, et ei ole ühtegi töökeskkonda, kus konflikte ei teki. Ühekordseid konflikte tekib igal pool, igasugustel põhjustel. Küsimus on selles, kas need kipuvad ja jäävad korduma. Siis selle sotsiaalne olemus, ehk siis kuidas seda tehakse, mil määral seda tehakse, kui võimendatult, kelle suunas, kõik selline, kuidas see sotsiaalses ringis välja kujuneb, tahtlikkus, ehk siis on ohver ja on see, kes siis ründab. Ja võimu tasakaalustamatus, seda on mõlemad pidi kas töötaja tööandja suhtes või tööandja töötaja suhtes. Et tavaliselt vaadatakse just, kui täitsa tavaliselt inimesed küsida, et siis vaadatakse just tööandja alati kasutab võim ära, tegelikult nii ei ole. On ka olukordi, kus töötajate rühm nii-öelda hakkab juhi sellest võimust kuidagi üle astuma ja ei taha siis seda tööd nii teha, nagu juht on seda delegeerinud. Ja viide konkreetsele negatiivsele käitumisaktile. Et siin on siis mõeldud, mida me tavaliselt mõtleme, vaimne, ehk siis rünnakud, mahategemine ja tegelikult ka tööinfo varjamine. Siis on meil ka füüsiline kiusamine kindlasti, tõukamine, jala taha panemine, ka nii-öelda toiduga mängimine on siuke asi, mida mina olen näinud täiskasvanute seas. Ja siis on virtuaalne, mis tuleb väga palju sisse. Et Facebooki grupid moodustatakse kellegist, tehakse pilte, pannakse üles, kuidas ta tööd teeb ja ka samas grupis, mis on töökeskkonna grupid, hakatakse kellegi tööd maha tegema või nii-öelda negatiivses suunas, et sa oledki saamatu. Umbes nii. Aga minu jaoks kõige tähtsam osa sellest on see viimane punkt, ehk siis selle juures on ohver väljapääsmatus olukorras. Neid konflikte tekib, need võivadki järjepidevad olla, kui need lahendusi ei saa, sellepärast, et nagu me teame ka kodus kindlasti ütleme lähisuhetes, meil on mingi teatud hilinemine, me hakkame koorima lahti kõik, mis minevikus juhtunud on. Siis tegelikult on see igas konflikti situatsioonis nii, et lahendamata konfliktid tulevad nii-öelda selles lahtises avas uuesti välja. Aga kui on võimaldatud töötajal või tööandjal kuhugi pöörduda, see konflikt võtta ette, ära lahendada, panna paika tegevuskava, meetodid, kas see on tööaja muutmine, töökoha muutmine, on see intervjuud, vestlused, kõik sellised, siis tähendab seda, et meil on mingisugune meetod nende asjade lahendamiseks. Aga täna me näeme väga palju neid kohti, kus ei ole ühtegi meetodit, ehk siis see inimene, kes selles olukorras ongi väljapääsmatus olukorras. Ja see on see, kus see kiusamine tegelikult tekib. Kas ma saan õigesti aru, et see ülemine lause, mis sul siin slaidi veel välja toodud, et see on siis selline ajas kujunenud definitsioon nagu Eesti õigusruumi mõttes töökiusamisest? Jah. Ja ma isegi, kui ma need teised Belgia, Rootsi ja Austraalia näited toon, siis ta on üsna sarnane. Just see süstemaatiline halvasti ja negatiivsed käitumisaktid kellegi suunas ja kahjustada siis füüsilist ja vaimset tervist, et need on sellised läbivad jooned. Ja ma olen sinuga väga nõus, et tihti me mõtlemegi sellest, et töökius on töötaja suunaline ainult. Just. Aga nagu sa ütlesid, me nagu näha, et see ei pruugi tänapäeval ka enam nii olla, kuna erinevad siis, ma ei tea, meetodid siis, kas võib nii öelda, on tegelikult laialdaselt kättesaadavad kõigile nii-öelda töösuhetes osalevatele pooltele. Just. Ja kus ma selle jutuga siis ka jõuda tahan, on see, et ka koostöös meil Kesk-Euroopa inspektsioonidega, kes on selle teemaga võib-olla pikemalt tegelenud, et kui meil, mina olen seda tööd teinud Tööinspektsioonis vaimse tervise konsultandina aasta 9 kuud, ehk siis üsna uus, aga ma ütlen, meie digipädevustega me suudame selle nii-öelda hüppe teha kiiremini kui seda mujal Euroopas, aga näiteks Austria on tegelenud sellega juba aastast 2012 või 11 ja väga teaduslikult, aga neil on ikkagi selline bürokraatia, mis jääb suurt hüpet alati tõkestama, siis koostöös nendega pannud paika,
kutsuma one-pageriks, millest mina tegin two-pageri, sest et ma tahtsin ikkagi definitsiooni ka sinna kõrvale panna, et mis see tegelikult on, siis oleme jõudnud sellise süsteemini, mida me tahame näha nüüd töökeskkondades, et kui ma mainisin ennevalt, et me loodame, et see pädevus tuleb töökeskkonda, siis ta on selline standard ülevaade, et mis see olla võiks, muidugi see kohandub igas töökeskkonnas erinevalt, sest et need töid, mida inimesed teevad, on ju niivõrd erinevad, me räägime õpetajast, piloodist või keevitajast, need alati mul 3 näidet, siis nad on niivõrd erinevad ja nad vajadki erinevast lähenemist. Aga see üldarusaam on see, et kui inimene tuleb tööle või see süsteem luuakse, siis antakse kätte see selge süsteem, kelle poole saab pöörduda, kui on tegu diskrimineerimisega, kiusamisega, ahistamisega, et kes need inimesed on. Nägu ja nimi ja pöördumiskohta antakse reaalselt ka kätte. Ehk siis ta juba teab, ta tutvub selle inimesega, ei teki seda olukorda, et ma ei julge pöörduda. Siis dokumenteerimine, millest me alati seisame, ehk siis 2 osapoole kinnitus, et midagi on juhtunud, mis juhtus, mis kell juhtus, kuna täna me töövaidluskomisjonis näeme, et küll pöördutakse erakorralise ülesütlemise puhul just töökiusamises, aga ei suudeta tõendada reaalselt ära, et siuke asi on juhtunud. Ehk siis see dokumenteerimine on kaitse, tõend mõlemal osalpoolele tegelikult, et kas on käitutud õigesti. Ja koostöös siis panna paika, mis on need edasised tegevused, et me saaksime sellest probleemist üle, osapoolte kokkukutsumine, panna paika kindlad raamistikud ja anda siis vahemik kuu, 2, 3, olenevalt probleemist ja vaatame siis asju uuesti üle. Seda kiputakse alati nii-öelda mööda vaatama, et on paika pandud, loodame, et töötab, aga tuleb ka siis kontrollida, et kas see asi reaalselt nii läks ja kas me peame midagi veel muutma või lähme asjaga samamoodi edasi. Ja siis on alati mõistlik, kui see lahendusi tule sealt töökeskkonnast, kutsuge endale coach, tööpsühholoog või pöörduge meie poole kui minu vaimse tervise konsultandi poole, me vaatame asjale nii-öelda kõrvalt peale. Me näeme lahendusi võib-olla, mida töökeskkonnas ei olegi võimalik näha, sest me oleme oma töös nii kinni ja oma ülesannetes. Et võib-olla me näeme midagi neid lahendusi, mida töökeskkonnas igapäevaselt ei näe. Ja kui see ka lahendust ei too, siis on tõesti mõistlik töösuhte lõpetamisele mõelda, et loodetavasti siis 2-poolsed kompromissiga, ükskõik mis seal juhtus, aga kui see ka ei õnnestu, siis töövaidluskomisjon või kohus tuleb appi ja see ei ole kunagi häbiteema, kindlasti oleneb jällegi teemast, aga see on õppekoht. Kui tõesti üks pool eksis, siis võtke see teadmine kaasa oma töökeskkonda, see alati on kõige parem näide, kui endal juhtunud on. Seda ei tohi häbeneda, et pigem sellest õppida. Kas sa, Johan, oskad tuua ka võib-olla mõne näite, et kus läksite töökiusu uurima, aga tegelikult tuli välja, et ei ole töökiusuga tegemist, vaid on siis selline konflikt? Juba enda tööd lihtsustades ma ütlen ära, et meie inspektoritena või mina konsultandina ei lähe nii-öelda otsima, kas oli töökiusamine või mitte. Me pigem aitame just neid konfliktidele aru saama, leida ja lahendusi. Kes ütleb, et oli töökiusamine mitte, meil ikkagi töövaidluskomisjon või kohus, et seal see joonistub välja. Küll aga on pöördutud, pannud pikad tekstid kokku, kuidas on tööandja eksinud ja nii pahasti teinud ja kas kaamerast vaadanud ja mind noominud ja kohale minnes saad aru, et kui tublisti on töökeskkonna spetsialist teinud märkusi, seletuskirju teatud ajaperioodi vältel, ehk siis joonistub kindel ajaraam, kus see töötaja ise on neid eksimusi teinud ja nüüd siis tahab nii-öelda kättemakse teha läbi meie ja meil on siis olnud ajaline ressursi raisk just sellepärast, et me oleme pidanud kohale minema seda uurima, aga on olnud hoopis pöörd selline näide vastas. On ka näited, kus tõesti inimene, kelle peale karjutakse, pöördub, et olen töökiusamise ohver, minu peale karjuti ja see on reaalselt ka juhtunud. Aga kui vaadata nüüd sellesse olukorda sisse, me reageerime, ja tööandja ka kindlasti proovib maandada seda ohtu, aga siis kui hakata uurima, mis siis juhtus, miks see selline emotsionaalne väljaelamine toimus, siis leitakse, et see töötaja on vaikselt jätnud töö tegemata või manipuleerinud kohale tulemisega, teatud selliste tööülesannete ka manipuleerimisega on põhjustanud sellise emotsionaalse seisundi, kus tööandja siis või siis juht, ma alati ütlen tööandja, tegelikult on see juht vahetu juht, tööandja esindaja, kes on siis lasknud selle nüüd üks hetk välja, et ma ei suuda enam. Et tegelikult reageerida sellele, et juhtus, maandada, aga siis hakata uurima, et miks see tegelikult juhtus. Mina olen optimistlik inimene, mina ei usu, et inimesed nii-öelda lihtsalt pahatahtlikkusest kellegi peale karjuvad. Alati on põhjus, kas see on hirm millegi eest, mida ma ei tea, mis on väga seotud ka diskrimineerimisega, või see on lihtsalt inimene viidud sellisesse olukorda, kus ta enam see nii-öelda enese talitus enam vastu ei pea.
Jaa, selles mõttes väga põnev ja aitäh sulle, et sa tõesti tõid nii hea raamistiku sellele, et nii selle definitsiooni puhul kui ka tegelikult, et mis need 5 võib-olla olulist aspekti on, mida tegelikult selle töökiusu puhul jälgida ja silmas pidada. Nii, aga edasi. Ja lõpetuseks tahan öelda, et Tööinspektsioon ka minu silmis on maine muutus, et me ei ole enam see töökaitseinspektsioon, keda peaks kartma. Kõik minu kokkupuuted meie inspektoritega, meie konsultantidena, meie nõustamisjuristidega, kõik inimesed on heatahtlikud, nad tõesti elavad kaasa nendele inimestele, kes pöörduvad meie talve, suve seminaritele, alati kuuled, et ma tahaks teada, kuidas tal tegelikult läheb, kas ta sai lahenduse. Ehk siis abi saab täna Tööinspektsioonist igast kohast, et meie tööelu portaal, me seda kogu aeg uuendame, proovime tuua päevakajalisi teemasid sisse, me teeme küsimusvastuseid, nagu mainisid, meie 2 kommunikatsiooniinimest teevad väga-väga head tööd, et need laiad teemad jõuaksid kõikidele kõrvadele ja head praktikat samamoodi. Ehk siis ärge kartke pöörduda nii konsultantide, juristide poole, et me vastame ja inspektorid ka ärge kartke, et ta tuleb, ta nõustab, ta aitab ja esimene asi, mida me silmas peame, on ohutus ja turvalisus. Väga tore, no ma ei tea, minust tekitasid sa küll väga turvalise tunde Tööinspektsiooni poole pöörduda erinevate kahtluste ja küsimustega ja tõesti, et töökeskkonnakonsultandi tasuta konsultatsioon on saadaval ja samamoodi vaimse tervise konsultanditeenus Juhan sinu enda näol on ju, et see on kindlasti midagi, ma arvan, millest kõigil tööandjatel on igal juhul võita. Nii, aga suur tänu sulle, et tulid ja oma mõtteid ja ka kogemusi jagasid, et nüüd, kui meil selline raam on selge, siis ma kutsun siia Terje Kuusiku, kes on Telias siis töösuhete ja tasustamise valdkonna juht. Ja Terje räägib meile natukene lähemalt siis tõesti hiljuti rakendunud Euroopa Liidu vilepuhumise direktiivist ja mida siis ettevõtted ja organisatsioonid selle rakendumise järgselt peavad tegema ja tood ka Telje näited, et kuidas meie oleme sellele lähenenud. Tere, Terje! Tere ka minu poolt. Ja tõesti, nagu Ingrid ka ütles, siis kõigepealt vaatame otsa Euroopa Liidu direktiivile, mis siis hakkas kehtima eelmise aasta septembrist. Me nii-öelda kõnepruugis kasutame tegelikult vilepuu ja kaitseseadust, mis on ka ajakirjandusest läbi käinud, nii et ma ei hakka rääkima direktiivist, vaid ma võtan selle terminiks. Sobib. Et ta siis nii-öelda rakendus Eestis eelmise aasta septembrist ja esialgu ta hõlmas neid ettevõtteid, kus oli siis rohkem kui 250 töötajat ja selle aasta jaanuaris siis kõik ettevõtted, kus siis on 50 kuni 250 ehk 249 töötajad, peavad siis oma nii-öelda selle teavituskanali looma. Ja kellel siis on vähem kui 50 töötajad, siis ega see ei ole öeldud, et ei tohi luua, vaid alates 50 siis on ta juba kohustusena. Ja teavituskanali peamine eesmärk on siis seisneb selles, et pakkuda neile ettevõtete töötajatele võimalust teavitada rikkumisest konfidentsiaalsest. Ja võimalusi on palju neid, alates meilist, igasugust süsteemidest, et seda pole Euroopa Liidu direktiivid ette näinud, et kas on kirjalik või suuline. Küll on olemas kindlad kriteeriumid, mida siis peab ettevõtte selles jälgima. Esiteks on see, et kui see kanal siis on ükskõik, on ta meil, on ta telefoniliin, siis peab 7 päeva jooksul saama siis, kes teavitaja, nimetame teavitajaks, saama siis tagasisidet, et jah, et tema teavitus on vastu võetud, mitte see, et lahendatud on, aga vastu võetud. Ja tööandja peab siis selle seaduse piires, seal seaduses, kes ei ole lugenud, siis ma soovitan lugeda paragrahvi 2. Seal on välja toodud tegelikult need case'id või need siis juhtumid, millal peab siis vastu Euroopa Liidu direktiivi pöörduma. Me oleme seda laiendanud, ehk näiteks töökiusu seal ei ole, aga see on üsna selline tavapärane, nagu ka enne Juhan rääkis oma ettekandest, et hästi palju rõhutatakse töökiusule. Kas on või ei ole, see on siis juba nii-öelda väljauurimise asi. Ja on ka kindlasti seal sellised tegurid, mille puhul peab siis politsei- ja piirivalveametid kaasama, et kui on rohkem korruptsioonijuhtumid või juba tegemist nii-öelda
riigile kahjulike tegevustega. Ja rikkumise teavitajale peab siis andma ka järelmeetmete rakendamisest tagasisidet ja esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 3 kuud peale seda, kui siis rikkumisest on ta tema teavitanud. Kas ma saan õigesti aru, et kui inimene teeb nii-öelda teavituse siis sinna vilepuhumise kanalisse, ükskõik mis võimalus siis on organisatsioonis loodud, siis 7 päeva jooksul ma pean saama teate, et minu selles mõttes teade on kätte saadud ja tegelikult tagasiside saamiseks seadusest lähtuvalt on tegelikult aega 3 kuud. Ehk et 3 kuud on tegelikult aega siis selle nii-öelda teemaga tegeleda. Jah, 3 kuud on menetlemise aeg. Aha, okei. Ja kui siis see on menetletud ettevõttel ükskõik mis kanalit pidi, siis tuleb teavitada sellest menetlemise lõpetamisest ja ettevõtte siseselt siis, kui on vaja mingeid järeltegevusi, siis ka nii-öelda järeltegevusi teha, mis ettevõtte on leidnud. See, mis on alati selline, ei saa öelda alati, aga mida ma ise olen kokku puutnud, et see rikkumisest menetluse lõpetamine, kui juba keegi on teavitanud, et tema vastu ollakse ükskõik siis kas ebameeldivalt käitutud või kuidagi mingeid tegusid tehtud, siis see on üsna tavapärane, et see, kes teavitab, ei ole rahul selle tulemusega. Nii et selline, et see menetlus võib jääda hästi ka pikemalt kestma, et saada ühist arusaami, et mis see sisu tegelikult oli, nagu Jaan tõi, siis kõik nii-öelda ei ole kiusamine, osa on lihtsalt nii-öelda, et on ühekordselt eksitud mingisuguse protsessi reegliga, aga sellest on ka võimalik teada anda. Aga edasi ma läheks juba Telia näitele. Ja ma räägin nii-öelda meie protsessist, kuidas me täna toimetame. Telias on olnud vilepuhumise, ütleme, nimetame siis kanaliks, teavitamisliim, Vistebõulain, kuidas me nimetame, on olnud tänaseks juba 10 aastat. Me alustasime väga nii-öelda elementaarsel tasandil, oli võimalik saata meil ühele konkreetsele meili aadressile või siis ka, kuna meil on tegu korporatsiooniga, siis nii-öelda kõik need meie kanalid on korporatsioonipõhised, siis oli võimalik ka saata postiga kiri, et nii-öelda kindlale aadressile, kindlale kanalile, et midagi on siis toimunud, mis vajaks nii-öelda uurimist. Nii et tõesti, need kanalite valik on erinev. Ja nagu ma praegu ütlesin, et siis korporatsiooni põhiselt on võimalik tekitada üks kanal. Ei ole see, et on nagu see juriidiline ettevõtte keha, vaid võivad siis kui on grupp ettevõtte, võib olla üks koht, kuhu siis kõik saavad märku anda ja seal juba nii-öelda toimub siis selle kanali sees juba lähtuvalt inimeste väljaõppele siis see. Ja mis on oluline ka, et see info kättesaadavus oleks siis töötel olemas ja meil on ta nii info on nii sise- kui välisveebis. Välisveebis on ta ingliskeelne, kuna jälle nii-öelda korporatsioonipõhine. Siseveebis on tehtud eraldi alalõik, kus on siis eraldi alateemad, et mis üldse teavitamisliin on, kuidas teavitada, kellega saab veel rääkida, sest meie jaoks teavitamisliin on ikkagi selline juba möödapääsmatu variant, et enam kuidagi ei saa, siis ma teavitan. Ja mis siis juhtub, kui ma sellest liini kaudu teavitan ja kohustus on hoiduda meil ettevõtte poolt ka kättemaksust, ehk kui keegi teavitab, siis seda inimest me nii-öelda taga kiusame hakka, et ka seal on need kriteeriumid meie jaoks olemas. Kindlasti anonüümsust ja konfidentsiaalsus, no 2 eri asja. Räägi võib-olla see tõesti lahti, et mulle tundub, et see tekitab inimestes segadust aeg-ajalt. Kui keegi tahab anonüümselt teavitada, siis ta ei avalda oma nime. Ehk on see, et kui mina saan, ma räägin küll sellest ka protsessi järgmisel slaidil, ülejärgmisel, aga see, et kui siis inimene tahab jääda anonüümseks, ehk ta ei olegi nii-öelda oma nimega tuvastatav, siis tuleb ka hakata seda juhtumit käsitlema mitte otse inimestega rääkides. Ehk tuleb nii-öelda aru saada, kas ikkagi toimus selline nagu kõrvaltvaataja pilguga. Konfidentsiaalne on see, et ma lepin kokku näiteks sinuga, et jah, ma võin sinu teemast rääkida selle vastaspoolega, sest siis saab ka juhtum kiiremini lahendatud, aga nii-öelda ma ei avalikusta seda suuremale ringile. Ehk ta jääb nii-öelda meie nende vahel konfidentsiaalseks, kes siis sellesse ringi on kaasatud. Väga hea. Ja meil on ka seal lehel ka korduma kippuvad küsimused, mis alati nii-öelda tekitavad sellist, on tekitanud rohkem diskussiooni. Ja need korduvad kipud küsimused, neid saab siis uuendada, maha võtta vastavalt sellele, et mis parasjagu selliseid küsimusi tekitab. Aga
kuidas siis juhtumist teavitada, et see on ka olema leheküljel, aga meie jaoks on hästi oluline seda, et kõigepealt kõik mõlemad osapooled saaksid selle omavahel selgelt läbi räägitud, et nii-öelda ausalt, avatult, et ei ole vaja kohe nii-öelda kolmanda osapoole juurde minna. Nii et kõigepealt otsene juht, nii-öelda kui just otsene juht ei ole see, kelle peale nii-öelda kaebust tahaks esitada, aga ikkagi ka sel juhul otsese juhiga läbi rääkida, et mul on selline tunne. Siis on ka personalijuht, on ka veel juhijuht ja on eetika vastavuskoordinaator, kellega siis saab ka arutleda seda teemat. Ja kui tõesti tundub, et no kuidagi ei saa, olen rääkinud, olen teavitanud, oleme siia kokku leppinud ja ei aita, siis me läheme sellesse kanalisse. Ja teavitust saab esitada nii anonüümselt kui isikustatult, ehk on tegelikult, ma võin öeldagi, et noh, nägin kõrvalt ja mind see ei puuduta või on ta nii-öelda minuga juhtunud. Ja teavitusliinile vähemalt Telia omale saab igast kanalist ligi, ükskõik siis on see mingi seade või on ta siis väljapool nii-öelda võrgustikku, sest võib-olla ka see nii-öelda inimene juba töölt lahkunud, ta tahab ikkagi meie kohta midagi teavitust anda. Ehk et sellepärast on ka meil välisveebis tegelikult see võimalus olemas. Ja meie teavituskanalil on nii-öelda ka erinevad sellised alalõigud, ehk kui ta läheb sinna, ta valib, et mis alalõigu kohta tema siis teavitust tahab anda. Ja kuna me praegu räägime rohkem töökiusust, siis jõuan nagu sinnamaani, et need, mis tulevad siis personaliüksusele, meil on ära listitud, mis on need teemad, siis ongi diskrimineerimine, tööhõive, juhtimisalased puudused, ebaseadlik töösuhte lõpetamine või siis lapstöö kasutamine, need on ka kõikides riikides on samad nii-öelda need alalõigud. Ja teavitused, mis siis jõuavad selle whistleblowing line'i kaudu, saadetakse siis vastava riigi juhtumi käsitlejale. Räägi võib-olla sellest juhtumi lahendajast või käsitleja rollist. Jaa, igal riigil on telekompanii mõistes siis kõik riigid, meid on praegu siis 6 järgi, siis igal riigil on välja õpetatud, koolitatud, nii-öelda määratud konkreetsed juhtumi käsitlejad ja ainult nendel on siis ligipääs sellesse süsteemi oma juhtumi lõikes, mis talle määratakse, aga see, kuhu see juhtum alles sisse tuleb, on siis telekompanii, kus siis on konkreetne persoon või persoonid, kes siis nii-öelda need juhtumid jagavad riikide põhiselt, kuna meil on riikideülene ka juhtimisvastutus, siis võib-olla hoopis juhtumi esitaja on a la Leedust, aga juhtumi sisu puudutab Eestist, vaadatakse sisu, loetakse läbi, saadetakse seda Eestisse lahendamine. Nii et see selline jaotus toimub valguses telekompanii tasandil ja siis ta jõuab lahendajale. Ja kui mina üks juhtumi nii-öelda lahendaja, mul ei ole võimalik oma juhtumit suunata edasi ükskõik kellele. Ma saan ainult seda, kui ma alapuhkusel olen või ära olen, siis ma saan öelda, et mind sellel ei ole, kas palun keegi teise juhtumi lahendaja võtab selle lahendada, nii et see on väga kinnine ring, kes selle süsteemile üldse ligi pääsevad, nii et selline konfidentsiaalsus on tõeliselt tagatud. Võib-olla lihtsalt sellest väljaõppest või et kui nüüd oma organisatsioonis tahaks sellist juhtumi lahendajat leida, et võib-olla sa oskad tuua näited või et need kriteeriumid, et millele see inimene peaks vastama või mis väljaõpet, kas seal on vaja eraldi väljaõpet? Mina arvan, et väljaõpped on vajalik. Esiteks on vaja, et seda nii-öelda, kes siis määratakse juhtumi lahendajaks, peaks olema võimalikult erapooletu inimene, ehk ta ei saaks olla vähemalt minu meelest personalijuht, kes võib olla nende juhtumitega otseselt seotud. Parem, kui ta on nii-öelda töötaja, kes suudab olla objektiivne, kellel ei ole igapäevast suhet nii töötajate kui juhtidega. Ja väljaõppel on vaja seda ka, et kuidas juhtumit lahendada, millist küsimusi küsitleda, mida siis lisada, kuidas selles teavitajas tekitada sellist usaldust ja tõesti, et see oleks nagu korrektselt tehtud. Ja meil oli ka väljaõppe selles baasil, et kuna on süsteem, siis kuidas süsteemis orienteeruda. Süsteemi kasutamine, nii et mina arvan, et väljaõppe on vajalik, sest kõigile kindlasti ei sobi see roll. Ja see ei ole selline väga lihtne sellesse rolli nii-öelda sobituda, et siis ka seda, et kui kellelegi tehakse väljaõppe ja pannakse seda määratlema ja ta tõesti enam ei suuda, siis on õige, ma arvan, öelda, et ma ei soovi seda teha või ei saa teha. Ja ka juhendajal või sellel juhtumi lahendajal endal on kindlasti, et ta ei tohi rolli konflikti sattuda.
Et selles siis antakse teisele riigile. Hea, kui on ikkagi paar inimest vähemalt organisatsioonis, kes on võimelised seda rolli võtma, et siis tõesti, kui saab kohe hinnata ka seda rollikonflikti potentsiaalset tekkimise ohtu. Ja nüüd, kui lähme siia juhtumi juurde edasi, siis see juhtum saab oma nii-öelda sellise unikaalse raporti võtme või parooli, kuidas me seda nimetama, ja siis nii-öelda kõik see suhtlus, kommunikatsioon käib siis läbi selle keskkonna, läbi selle parooli ehk ka nii-öelda ka see, kes juhtumi esitab, ei saa nii-öelda muud moodi kui paroolis esitades oma juhtumile ligi, et ka tema poolt on see kaitstud. Ja kõik andmed mis seal sisaldavad aruandes, ka kui vestlused käivad suuliselt, siis sellest tekib nii-öelda raport, mis kõik salvestatakse sellesse keskkonda. Ja Telias meil on keelatud kasutada nii-öelda meili vahetust selles juhtumis, vaid kõik käib läbi keskkonna. Jah, vestlused loomulikult on väljapool, aga siis tekib mingi raport, mis sisestatakse sellesse süsteemi. Ehk et te dokumenteerite siis need lahenduskäigud selles süsteemis. Ja loomulikult seal on ka seda, et kui mina juhtumi lahenda, siis kõik, mis ma dokumenteerin, see ei ole nagu kättesaadav sellele teisele poolele teavitaja, vaid seal on ka nii-öelda sellist, nimetame musta materjali, kui ma olen kogunud infot ka kuskilt kaastöötajatel, sest nagu Juhan ka enne mainis, siis tegelikult võib olla hoopis vastupidi, lähed ühte juhtumit lahendama, aga sealt hoopis teine juhtum välja, mis on hoopis teistpidi pööratuna. Ja pärast siis säilitatakse need andmed kõik ja sõltub siis juhtumist. On see siis 3 kuud või 3 aastat säilitatakse kõik seda dokumentatsiooni selles samas süsteemis. Nii, aga juhtumi ja lahendaja roll. Sa küll korra küsisid, et seda lahendaja kohta, aga mis see lahendaja roll siis on, et ehk ta saab selle nii-öelda juhtumi. Analüüsib selle sisu, sest ka meil on seal eraldi nii-öelda rippmenüü, et kas tõesti see juhtum nii-öelda vajab üldse lahendamist, teinekord ongi ta teadmiseks võtta võib-olla või on vaja lisa küsida, et ta määrab selle esimese emotsiooni, just kategooria, et mis selle juhtumiga saab. Siis ta võtab ühendusele samale kanali kaudu juhtumi esitajaga, siis on see küsimus, et kas ta on avalik, mitte avalik, aga kas me lähme nii-öelda juhtumit lahendama teiste osapooltega või ei lähe. Siis on kõik lisaandmete küsimised, lisafailid, kommentaarid, nagu ütlesin enne, siis juba salvestatakse seal selle juhtumi juures ja jah, kui siis anonüümselt lahendatakse juhtumit, siis on ta võib-olla natukene keerukam, aga minu kogemusel on ikka kõik inimesed on andnud loa oma nii-öelda nime avaldada ka vastaspoolele, sest siis saab ka juhtum kiiremini lahendatud. Siis on vaja analüüs olukorrale teha, kui tundub, et tõesti enam vestlusi pole vaja, lisamaterjali mitte, tagasiside teavitajale ja vajadusel siis parendused ettevõttes. Nii et nagu oli juttu, siis väljaõppe ja juhendmaterjalid, et need on nagu olulised sellele lahendajale. Ja sa ennem ütlesid ka, et reeglina või mitte reeglina võib-olla, aga võib juhtuda, et see nii-öelda juhtumi lahendus ühele osapooltest ei sobi ja siis see nii-öelda menetlus jätkub. Ma just küsin selle üle, et kas see nii-öelda konkreetne juhtum siis ikkagi sulgub nii-öelda selle tagasisidega ja sealt edasi hakkab toimuma midagi muud? Edasi võib toimuda midagi muud. Üks variant on see, et nii-öelda läheb Tööinspektsiooni ja saab seal siis selle lahenduse, kui ta pole selle nii-öelda meie nii-öelda tagasisidega rahul. Või siis avatakse uus juhtum, sest mis on ka minu praktika see, et ühte juhtumisse pannakse väga palju erinevaid juhtumeid. Et võib ka juhtumit nii-öelda taas avada või siis uuesti avada teise nii-öelda klausli või teise kriteeriumite alusel. Kui see juhtum on olnud konfidentsiaalne, kas siis Tööinspektsioonile osapooltel on ikkagi õigus neid juba teostatud analüüsi jagada? Või kuidas siis see andmete jagamine toimub? Andmete jagamine käib siis nii-öelda selle Tööinspektsioonile pöördunud inimese nii-öelda baasil ja siis ongi seda, et ma nüüd nii-öelda kujutan ette, sest sellist situatsiooni pole olnud, et ma arvan, et siis nii-öelda kui siis ettevõtte poolt läheb nii-öelda jurist siis vasta sinna Tööinspektsioonis, loomulikult ma saan need andmetele kaasa anda. Et see on ikkagi sama juhtum ju.
ja aga lõpuks siis on ikkagi niimoodi, et see, kes pöördub, tema viib oma andmed ja siis nii-öelda teisel osapoolel on siis mul pole õigus tema andmeid edastada sinna. On võimalus siis tuua lauale see info, mis tal on olemas nende siis olukordade kohta, mille osas vaidlus käib. Selge. Nii. Ja mis siis kokkuvõtteks ettevõtetele, ma tõesti eeldan, et kui on üle 50 ettevõtte, nad on juba midagi võtnud, aga mis siis peaks ettevõte tegema või kui ei ole veel kõike teinud, siis analüüsima, mis tegemata on, ehk siis luua informeerimise kanal, vahet ei ole, mis on see meil, on see telefon, on see tõesti mingi süsteem, leppida kokku nii-öelda reeglid, kuidas menetletakse ja mis on see protsess seal taga ja kindlasti kommunikatsioon töötajale. Töötaja peab teadma, kuidas siis tema juhtumit menetletakse või mis saab edasi sellest tema pöördumisest. Aitäh, Terje. Ma arvan, väga hea, põhjalik ja mõtteainet pakkuv, kuidas selle teemaga oma organisatsioonis tegutsema asuda või mida siis silmas pidada, et kuidas seda täiustada. Ennem kui ma su siit lavalt ära lasen, ma just mõtlen, et Juhan rääkis ka, et selles mõttes nendeni jõudvate kaebuste hulk või osakaal selles mõttes, mis puudutab just sellist nagu psühhosotsiaalseid teemasid on ajas kasvanud. Et kuidas sulle tundub, et sul on ka pikaajaline personalivaldkonnas töötamise kogemus, et kas see on midagi, mida sina ka oled kogenud, et organisatsiooni kultuuri arenedes ja sellise üldise kuidagi õhustiku või siis ka erinevate põlvkondadega seoses, kas sa tajud ka sarnast? Ja, mul numbreid ei ole näidata, aga tõesti tajun, et see termin, see 2021 vist oli, mis oli, et peale seda COVID-i tagasitulekut sellest hakati rohkem rääkima. Ja ka see sisu on just see, aga väga palju pannakse sinna nii-öelda töökiusu alla või sellest nagu räägitakse, kui sa juba tõid sisse põlvkonnad, siis nooremad põlvkond on avatumad, nad on julgemad, nad julgevad rääkida, tähelepanu sellele juhtida, et enam ei ole seda nii-öelda vaikivat nõusolekut, et jah, ma teen selle ära, et rohkem on sellist diskussiooni ja rohkem kindlasti ka nõustamist. Eriti kui nagu põlvkondade vahelist nii-öelda. Ja tundub, et see teadlikkus ja teisest küljest ka see võib-olla, mis Juhan ka ütles, et tõesti, et see ei ole häbiasi ja selles mõttes rääkida nendest asjadest, et kui sa ei saa midagi aru või sul ei tundu midagi mõistlikku, et tegelikult ollaksegi avatumad nendel teemadel rääkima ja seda võib-olla selgust otsima võrreldes võib-olla varasemaga ja et see Aga see on küll nagu see, mida sa märkad, et nagu see sagedus või see, et tihtilugu pannakse nii-öelda silistatakse sellist ühepoolset sellist halba enesetunnet või tuju ja täpselt see selline, et kuidas siis selgitada, et see on tunne, see ei ole nagu see, mis tegelikult toimus, et see ongi, ma arvan, selle kõige keerukam selle asja juures. No inimestena oleme sellised tundelised olendid, on ju, et võtame tööle kaasa ennast tervikuna, mitte ainult oma oskused, vaid ka iseloomud ja tunded, on ju. Ja nii on. Aga aitäh sulle, Terje, kogemust jagamast ja ma arvan, et siit ongi väga hea liikuda edasi sellele, et kuidas siis saab organisatsioonis tööd korraldada. Nii, et me võib-olla sellest konfliktist töökiusuni ei jõuagi. Ja selleks mul on suur hea meel kutsuda enda juurde siia 2 personalivaldkonna eksperti. Karin Israel, HR business partner Swedbankist. Tere! Tere! Ja Ilona Lott, kes on siis kogenud personalijuht nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil ja täna siis toimetab ettevõtja ja arengupartneri ja ka õppejõuna personalivaldkonnas, et võib-olla tere, jah. Karin, sinu käest kohe võib-olla alustuseks küsiks seda, et kuulsid, mis Terje rääkis selle kohta, kuidas Telias me oleme siin asju korraldanud selleks, et sellistel kiusamisel saada sabast kinni ja neid olukordi lahendada, et kuidas sulle tundus, kas teil Swedbankis on umbes samamoodi, on midagi teisiti? Meil on väga samamoodi, et suhteliselt sarnane protsess tõesti ja Terje sellest kokkuvõtlikust slaidist, millega ta lõpetas, eks ole, et tõsta teadlikkust, et oleks siseveebis info saadav, et oleks loodud protsessid ja juhised ja seda kommunikeerida, et see kõik on meil täpselt samamoodi. Meil on protsessid
protsessid, juhendid, meil on kanalid, 3 kanalit, samamoodi kõigepealt suunaks töötajaid pöörduma oma otsese juhi poole. Kui juhi poole ei taha pöörduda, siis on HR-division, kas siis oma üksuse personalipartner või personalijuht. Ja kui sa soovid anonüümselt, siis samamoodi on siis vilepuhumise kanal. Võib-olla erinevus on see, et meil on kõik HR-partnerid koolitatud siis nendeks nii-öelda juhtumi lahendajateks ja alati, kui siis personalijuht siis määrab, milline partner hakkab siis mingit konkreetset juhtumit uurima ja seal on siis alati see reegel, et oleks sõltumatu partner, see tähendab, et sa ei saa enda divisioni juhtumeid uurida, vaid siis pead olema erapooletu. Ja anonüümse siis vilepuhumise juures on võib-olla ka natuke erinevus selles, et meil lähevad need gruppi vastavuskontrolli osakonda, kes siis saadab personalijuhile sealt konkreetse maa personalijuhile ja sealt siis samamoodi personalijuht määrab, kes partneritest seda uurima hakkab. Aga muidu selline menetlemise protsess ja see kõik tundus sarnane, samamoodi viiakse läbi vestluseid, uuritakse konfidentsiaalselt ja juhtumi lõpetuseks siis tuleb ka kõik raporteerida ja see läheb siis, raport läheb siis ka sinna vastavuskontrolli, kes siis annab ka sellele anonüümsele siis sõnumiandjale tagasisidet, et mis siis, millega juhtum lahendati. Ja, tundub, et oleme üsna ühel lainel selle teema osas. Aitäh jagamast, Karin. Ilona, võib-olla tutvustuseks, ma arvan ka, et võib-olla personalimaastikul tegijad tõesti on sinuga kokku puutunud nagu arengupartneri ja mentori ja koolitajana eelkõige, aga võib-olla ava enda seda personalijuhi tausta, et mis ettevõtetes ja valdkondades sinul personalijuhi kogemust on? Jaa, sest vahepeal on tulnud terve uus põlvkond personalitöötajad, kui mina olen Eestist ära olnud. Umbes 10 aastat olin ära. Et ma küll alustasin Eestis, aga mul on alati olnud see aspekt, et kõigepealt ma alustasin üldse äri poole pealt. Et ma olen nagu äri, mitte nagu, vaid ma olengi ärijuht ja olles siis omandanud ka ärijuhtimise hariduse Estonian Business Schoolis ja omal ajal oli selline firma nagu Eesti Kindlustus, kuulus riigile ja siis ta erastati ja siis mina läksin sinna sellesse uude tiimi ja mina sain esinduse juhiks, mul oli hästi suur esindus, Harjumaa esindus, 70 inimest ja siis seal ma hakkasin hästi usinalt siis looma tiimi, arendama, koolitama inimesi ja see jäi ilmselt silma ettevõtte jälle uutele omanikele, sest meil oli selline ettevõte, et seda muudkui müüdi edasi ja mingil hetkel ostsid selle ära soomlased ja siis mulle tehti ettepanek liikuda inimeste arendamise valdkonda ja see sisaldas ka siis kommunikatsiooni. Meil oli siseleht, mida ma tegin sellise toimetajate ringiga. Ja no ilmselt sealt ikkagi see fookus inimeste arendamise, nende oskuste lihvimise ja siis ka õigete tiimide, selliste õigete inimeste kokkupanemisel. Et sealt mind headhuntiti siis Tallinna Vette, mis tol hetkel jälle omandati prantslaste ja inglaste poolt. Et noh, minu see muster on tegelikult see, et ma olen alati töötanud mingisuguse investori või partneriga, mis omakorda võib-olla lisab seda keerukust, sest sellega kaasneb teatud selline teistsugune kultuurikiht või selline mingisugused arusaamad, mis ei pruugi olla alati üks ühele kohalike inimestega arusaadavad. Ja siis mingil hetkel sealt Tallinna Veest ma otsustasin, et ma tahan Eestist välja minna ja maandusin siis Schneider Electricu Baltikumi tiimis ja kui oli eelmine finantskriis, siis sealt pidin ka ennast koondama ja siis sealt tehti mulle ettepanek liikuda peakontorisse Pariisi ja minu tööpiirkonnaks sai Afrika ja Lähis-Ida ja Türgi ja Kesk-Aasia ja Balkanimaad. Ühesõnaga väga-väga kirju oli see taust.
siit on väga kange tahtmine kohe sõnasabast kinni haarata ja lihtsalt tulla tagasi võib-olla selle Johani poolt täitsa alguses toodud mõtteni on ju, et iga konflikt ei ole kindlasti töökius on ju, et nendele olukordadele tuleb hoolega peale vaadata, olla tähelepanelik ja nii-öelda terad sõkaldest eristada on ju, et arvestades seda piirkonda, mis sa mainisid ja sellist võib-olla kultuurilist paljusust, et võib-olla siit küsimus tegelikult teile mõlemana, aga eks Eilon alustad, et kas sa saad võib-olla tuua mõningaid nagu näiteid on ju, et mida sina oled siis pidanud oma töös ka sellise kas nagu kiusu pähe nii-öelda uurima, et mis võib-olla tegelikult on osutunud selliseks kas kultuuriliseks eripäraks või arusaamatuseks. Lihtsalt tahan öelda, et kui sa juba töötad palju eri kultuuriruumist inimestega, siis tegelikult sa juba mainisid ka, et siis on see suhtlus ilmselt avatum ja kuidagi nagu ei olda nii kinni, ei ole see fixed, et me teeme ainult asju niimoodi, et ei ole nii must ja valge. No ma võin tuua enda isiklikud näited, mille kohta tagantjärele võiks öelda, et päris naljakas, aga siis ei olnud naljakas. Et Aafrikas mul selline ütleme, Aafrika business leader Egiptuse rahvusest. Ma ei anna hinnanguid rahvustele, sest see on väga vale öelda, et kõik on ühesugused, kõik eestlased on sellised, egiptlased on sellised. Aga minu kallis kolleeg Mohamed, kes oli tegelikult enne ärijuhiks saamist olnud HR-is ja oli tõusev täht nagu kogu organisatsiooni vaates selline talent, kelle puhul anti talle erinevaid arenguvõimalusi, et no vaatame, kuhu ta tulevikus veel jõuda võib. Ja kuna Egiptus on meil Aafrika osa, eks ju, siis Aafrikas oli meil suur tiim, 3000 inimest ja siis sealt Egiptusest ta alustas, aga ta sai siis kogu selle Aafrika juhtimisega mingil hetkel endale. Ja siis mingil hetkel meie business review'de käigus, mis olid siis kord kvartalis, saan mina oma juhilt tagasisidet, et Mohamed ei ole õnnelik selle juhtimisega, mis teie omavahelise suhtega. Ise mõtlen, et oota, mis mõttes, et te ei ole mulle midagi öelnud ja kõik on alati nii väga hästi. Okei, ma alati ei saa neid asju, mida ma küsin, aga kui ma vaatan, et kuidas üldse need asjad seal Põhja-Aafrikas kipuvad olema, siis me küll lepime midagi kokku, aga need ei tule kohe. Et on vaja lihtsalt natukene käia ja natuke meelde tuletada ja korrutada kogu aeg, et kus see või teine raport on. Ja siis mingil hetkel saan ma täpsemalt aru, et mis see siis on, sest mina muidugi olles Eestist ja otsekohene, straightforward, võtan telefoni, helistan Mohamedile, mis värk on, et räägi, et mis siis on. Ja siis ta räägib, tore on see, et nagu see usaldus ikkagi oli, eks ju, et siis ta rääkiski mulle, et tead, et meil ikkagi on niimoodi, et sa oled nagu kõrgemal positsioonil või me oleme enam-vähem, et see sellel tasemel tuleks nagu iga päev küsida mu käest, et kuidas mul läheb ja kas mul on mingisuguseid asju, mida ma juht saaks veel aidata teha, eks. No ma ei olnud selle peale tulnud, et niimoodi käe hoidmine nii regulaarselt oleks nagu vajalik. Loomulikult ma kohe muutsin oma käitumist ja hakkasin võib-olla mitte iga päev, vaid üle päeva helistama, sest mul oli veel terve rida, eks teisi neid ärijuhte seal. Aga see näitab tegelikult, et nendes riikides, kes on kokku puutunud selle piirkonnaga, et eriti just seal laheriikides ja ütleme sellistes islamiusuga riikides, see isiklik suhe on kõige tähtsam. Et sa ei hakka üldse kellegagi äri tegema, kui tegelikult sul ei ole seda kontakti loodud isiklikul pinnal. Ja see tegelikult sõitis nii otseselt sisse sinna. Mulle öeldi ka, et see Siemensi HR direktor, kes meil siin oli, see väga kiiresti saadeti koju tagasi. Lihtsalt sellepärast, et ta ei osanud adapteeruda selle kultuuriruumiga. Ja nüüd meie teema valguses ma pean ütlema, et ma mõtlesin nädalavahetusel nende näidete peale. Tegelikult need kiusu asjad ju ei jõudnudki. Ilmselt kui need ka olid kuskil, siis need lahendati seal, ütleme seal tiimides ära. Mõned asjad jõudsid, aga need olid väga ekstreemsed. Et sellist niisugust kiusamist, meil oli see sama süsteem juba 2012. Arvat võib, kui nii suurte korporatsioonidega ka tegema. Ja kõik, et
ma võin öelda, et mis selles kultuuriruumis on see, et kui sa edutad kedagi juhi rolli ja seal ees on olnud keegi, kes on vanem ja kauem töötanud, siis seal väärtustatakse seda, et ma olen siin rohkem aastaid olnud, ma olen selline lojaalne töötaja, miks nüüd see noorem inimene sai selle juhi koha ja mina ei saanud. Ja selle pinnalt võis tulla selliseid kaebusi ja tuli ka ja siis tuli seletada, et millega tegemist. Et see performance management, see võib-olla jäi kuidagi kahe silma vahele, aga siis me võtsime selle fookusesse, et lihtsalt siin kohal olemine ei tähenda, et kõik asjad oleksid nagu nii nagu vaja. Nii, pikk jutt oli. Ei, väga põnev kuulda tõesti ja ega Eesti ka ju muutub aina mitmekesisemaks, nii et ma arvan, et selles kontekstis on väga hea teada ka selliseid asju, et võime siin ka vabalt nendega kokku puutuda. Karin, sul oli nüüd aega mõelda, kas ka midagi meelde? Mul päris sellist konkreetset näidet jagada ei ole ja võib-olla ei tahaks ka siin väike Eesti, aga mida ma võin välja tuua, mida meie märkasime, kui me hakkasime rohkem sellist teadlikkust tõstma, siis muidugi inimesed läksid julgemaks üldse teada andma erinevatest juhtumitest ja siis meil tegelikult ikkagi tuli lauale päris palju sellist, et juhid nagu olid juba mures, et kas ma üldse oma töötajale võin nii-öelda mingeid korraldusi anda, et ehk siis tuli päris palju ikkagi sellist, et justkui olid sellised võib-olla natukene allaootuste töötajad ja kui nad said siis oma juhilt tagasisidet või selle allaootuste hinnangu, siis ikkagi on juhtunud seda, et tullakse siis nii-öelda raporteerima, et minu juht kiusab mind ja nõuab, et ma tööd teen. Et sellega oli päris mitmeid selliseid juhtumeid just alguses. Nüüd on see, ma ütleks, kuidagi möödu maas. Aga siin tahan kohe sõnasabast kinni võtta, et me mõnes mõttes jõuame ikka ka selle nagu ennetuseni. Et nagu kui Johan ütles, et see lõpuks, kui tuleb mingi töökiusu avaldus nii-öelda on ju ka Tööinspektsiooni, et siis see on ju jäämäe tipp, on ju, aga tõesti need igapäeva töökorralduslikud protsessid siis või need kogemused, mida me juhtidena loome inimestele, mida inimesed kogevad või üksteisele kolleegidena pakuvad, on ju. Et tegelikult see on ju see, kus võib-olla see nagu võti peitub ja mida mitmekesisem see töötajaskond on ju, seda nii-öelda erinevad need võtmed võivad olla, erinevad võivad need ka mõjuda. Et siit ma tahaks kohe küsida, et täitsa saan aru nende juhtide nagu küsimusest või sellest nagu tunnetusest, et okei, et kuidas ma siis peaks käituma või mismoodi siis nagu olla, et mitte põhjustada sellist võib-olla arusaamatut või seda pahameelt nii-öelda töötajate poolt enda suhtes, et kuidas te selle lahendasite? No eks me oleme tõstnud teadlikkust nii töötajatel kui ka juhtidel ja väga palju panustanud koolitustesse ja ütleme, kui me nüüd konkreetsest näitest toome, siis kindlasti üks selline koolitus, mis me ka natuke selle põhjal ka nii-öelda ette valmistasime, ongi rasked kõnelused, et kuidas ikkagi neid läbi viia, kui sul on selline ebameeldiv vestlus töötajaga, et töötaja siis ei saaks nagu mõelda, et see võib-olla ei peaks nii olema ja üleüldse tagasiside andmise koolitus ja samamoodi töötajatele, et kuidas tagasisidet anda ja kuidas tagasisidet vastu võtta. Et ka seda oleme siis nii-öelda töötajatele, kõigile töötajatele koolitusena pakkunud. Ja muidugi erinevad konflikti lahendamise koolitused, sest kõik ikkagi ennetus algab sellest, et kui konflikti teos lahendada, siis tihtipeale ei muutu need töökiusuks õnneks ja see ongi võib-olla kõige olulisem võti, mida ennetusena teha. Teadlikkust tõsta, koolitada ja muidugi peavad olema protsessid paigas ja selged sõnumid. Meil on väga kaasatud ka juhtkond, tippjuhtkond, alati ju personalis, kui tippjuhtkond on kaasas, siis on paljud asjad lihtsamad ja tippjuhtkonna sõnum on olnud erinevatel töötajate üritustel ja ka siseveebis, sisekommi kaudu ikkagi see, et meil on ettevõttes nulltolerants igasugusele diskrimineerimisele, igasugusele ahistamisele, töökiusule ja sellele järgnevad on tagajärjed. Et kui kõik töötajad on sellest teadlikud, on koolitatud, siis juba asjad ongi paremad. Absoluutselt. Tahad Ilona midagi lisada kohe? Haakis sul mõni mõte? Haakis see, et ma tõmbaks selle natuke võib-olla laiemaks isegi selle teema praegu, et mul kogu aeg siin peas tiksub see, et
et noh, see organisatsiooni kultuur ja see väärtustega nagu joondamine pluss psühholoogiline turvalisus, et luues keskkonda, kus inimesed saavad aru, et nad võivadki rääkida nendel teemadel ja juhid ei karda seda, et keegi näeb asju teistmoodi, sest me kõik näeme asju erinevalt. Meil on kõigil see filter, läbi mille me kogeme, tajume kõike, mis meie ümber toimub. Ja noh, läbi selle, et me peaksimegi kõik need keerulisemad olukorrad lihtsalt üksteisega läbi rääkima. Peab oskama ka kuulata niimoodi, et ma ei anna hinnangut, vaid ma püüan aru saada, mida ta tegelikult tunneb, mis see taju on ja no, mis ta tegelikult öelda tahab. Et kui ma sellest olen aru saanud, siis on väga suur tõenäosus, et ma järgmisena oskan nagu seda asja mitte lasta selliseks konfliktiks. Tore on muidugi, kui kõike seda saab treenida ja koolitada, aga ma lähtuks sellest, et võiks kohe algusest peale võtta inimesed sellised, kes saavad aru, kes me oleme, mis me siin tahame teha ja kuidas me seda teeme ja siis läbi selle kultuuri ja väärtuste nagu juhtida seda, et ma ikka usun sellesse, et see töötab. Absoluutselt, nõus. Ja noh, selles mõttes, et üks asi on aru saada. Ma nagu lihtsalt mõtlen, et kui me ju tuleme kõik, me oleme maru entusiastlikud, põleme teotahtest ja tahame nii-öelda, ja meile tundub ka, et me ju saame aru, miks me siin oleme ja mida me teha tahame. Ja nagu te mõlemad hästi välja tõite, tegelikult iga inimene on ju erinev, et noh, siin on nagu kultuuride erinevus, paneb sellele võib-olla veel oma ette kihi peale, on ju, aga põhimõtteliselt ka meil on kõigil oma taust, loomus, on ju, elukogemused ja see paratamatult kujundab meid, ja mis ma arvan, ongi väga normaalne, nii et olemegi, rikastamegi üksteise elusid nendes osaledes. Aga mingil hetkel ju paratamatult tekivadki eriarvamused, on ju, et mis nagu väljakutsed teie võib-olla olete oma tööelus kohanud selles osas? Et nagu see tahe on ju tegelikult justkui hea, on ju, aga et ikkagi tekivad need erinevused, tekivad need konfliktid, on ju, aga et kuidas siis ikkagi nendest läbi minna niimoodi, et see ei oleks, et see ei muutuks selliseks nagu kiusuks, nagu oli siin jutt, et ta ei oleks korduv, ta ei oleks süstemaatiline, üks osapool ei tunneks ennast siis kuidagi abituna võib-olla selles, on ju, et jah, nagu selline teadlikkus on ju, millest te ütlesite, et aga samas juhi on ju tegelikult vaja mingid asjad ära ka teha, on ju. Et kuidas jõuda selleni, et see ei ole ikkagi... Kas sa mõtled individuaalsel tasandil või võib-olla ka tiimi tasandil? Võib ka tiimi tasandil selles mõttes. Võime joosta ka tiimina ju tupikusse. Absoluutselt. Ja mul sealt tuleb üks näide praegu. See oli aasta 2011 või 12 Employee Net Promoter Score. Nigeerias oli minul globaalsel tasemel nagu mingi -43, kuskil mujal maailmas nii hullu olukorda ei olnud. Ja siis selle ärijuhiga, kes tol ajal oli üks prantslane, Guillaume, siis me vaatasime peale, mina küsisin kohe, et miks need inimesed üldse veel seal on, kui kõik on nii halvasti, kuidas nad siis ikka veel töötavad meil seal. Ja siis me mõtlesime, et mis me teeme, kuidas me selle olukorra lahendame, et saaks aru, mis seal toimub. Ja tema küsis minu käest, et kas sul on mingid head meetodid või mingid töövahendid. Ja mul tuli meelde, et Tallinna Vees me olime teinud ühe sellise kultuuri muutmise programmi, mille nimeks eesti keeles oli tulemuste võti. Aga see algas kõik sellest, et seal olid sellised workshopid, kus luues sellise turvalise keskkonna, inimesed tulid väikestes gruppides ja rääkisid, kuidas asjad tegelikult on. Ehk paneme kaardid lauale ja räägime, mis meie tegelikult probleemid on. Ja ma pakkusin seda lahendust ka siis sinna Nigeeria jaoks, et lähme sinna, mul on siin selline stsenaarium, pakume seda välja ja vaatame, mis siis juhtuma hakkab. Ja inimesed tulid meiega kaasa ja me saime päris sellise korraliku nimekirja asjadest. Ja siis, kuna see ärijuht oli ka kohal, siis tema sai kohe peegeldada, et need on minu nagu selles mõjusfääris, need on teie kohaliku juhi mõjusfääris ja need on need, kus me peaksime nüüd vaatama sealt
peakontori poolt, et mida teha saab. Ja noh, sealt läksid asjad liikuma ja poole aasta pärast see number oli 0. Noh, et ta jube kiiresti tõusis nagu sinna 0 ja siis sealt edasi tuli natuke sinna plusspoole peale. Et siis ikkagi nagu see konkreetsesse teemasse nagu sisse vaatamine. Jah. Et selline... Jah, aga ma ütlen, et selleks peab ikkagi looma sellise usaldusväärse suhte, et inimesed hakkaksid tegelikult ka siis rääkima, mis probleemid on. Noh, Aafrika kultuuri, kes teab, eriti see Sub-Sahara Aafrika, see niinimetatud Musta Aafrika, seal on tribal culture. Sul võib olla organisatsioonis, et sul on seal juht, ma ei tea, see ja see ja see, aga seal hoopis teised mängureeglid organisatsiooni sees, kui keegi on mingisuguse suguharu vanem või no ühesõnaga, sa pead seda ka oskama arvestada. Meil juhtuski seal selline väike niisugune apsakas, et seal tekivad nagu teised jõujooned. Just, täpselt. Jah, võib-olla meil päris sellist tribe'i kultuuri Eestis ei ole, aga samas ikkagi ma arvan, et kui me kõik mõtleme enda organisatsioonide peale, siis on ikka meil mõjuisikud, ma arvan, kes ei ole ilmtingimata juhid, vaid on nagu laiemalt organisatsioonis, kelle poole vaadatakse, kelle arvamus on oluline on ju, ja keda tahetakse järgida, et ma arvan, et nende teadmine, tundmine on ka kindlasti aitab võib-olla selliseid olukordi lahendada. Tahad midagi lisada, Karin? Ja, nii ägedaid näiteid ei ole. Ei peagi olema. Aga jah, võib-olla mida lisada, et jah, tõesti, et kui sa küsisid, et kuidas siis need konfliktid ja mis siis saab, et nad edasi ei läheks, et eks nad tulebki ära lahendada. Ja meie oleme ikkagi kaasanud ka vajadusel välist osapoolt just kui on tiimides, et kes siis on aidanud nii-öelda tuvastada, mis seal toimub ja professionaalselt oskab siis juba nii-öelda juhtida selle konflikti lahendamiseni ja on päris hästi head näiteid selliseid, et tuleb ära lahendada. Tuli üks asi meelde praegu, mida Eestis väga palju ei ole täheldanud ja mõtlesin, et siis üks moodus on veel, mida me kasutasime ühe juhi puhul, eriti kui sul on ettevõtte sees, sa tahad edutada inimest, kes on tegelikult talendikas või sa näed, et ta on võimekas, aga võib-olla ta ei ole veel küps võtma seda järgmist rolli, aga sul tekib see vakants ja siis sa mõtled, et kuidas ma selle inimese saan panna seda uut kohta täitma, et meie moodus oli see, et me otsisime sellise välise coachi ja tegime sellise 3-poolse kokkuleppe, et siis ärijuht, see juht, keda me tahtsime arendada sellesse suuremasse rolli ja siis see väline coach ja siis lepiti kokku need eesmärgid, kui me ei eksi, siis oli 9 kuud, mis talle, noh, seal oli alguses 3 kuud, siis 6 ja siis mingid asjad läksid veel 9 kuu peale, et temast jutuvärkides küpsetada selline juht, nagu sellel suuremal organisatsioonile oli vaja. Et ta ise oli teadlik, missugused on tema need arenguvajadused ja mis on tema tugevused ja siis selle coachi abil, aga noh, mis ma öelda tahan, on see, et see oli selline teadlik protsess koos ettevõtte poolse tellimusega, et ma näen praegu hästi palju sellist coachimist, et mine võta endale see coach ja noh, lepi ise kokku ja kui sa tunned, et sul vaja on, et eriti niimoodi need tehnoloogiasektori inimesed või noh, need väiksemad võib-olla mingid startupid, et ja coaching on väga popp, et võta endale coach ja siis mingil hetkel ütleb see juht, et oi, ära mulle coachingust küll räägi, mul läks kõik inimesed ära. Sellepärast, et nad käisid mingi aeg coachingu, sest nad said aru, et üldse nad ei tahagi olla siin. Et noh, selles mõttes see on nagu, ma võimendan praegu, aga noh, see ei ole juhitud protsess. Et peaks juhtima siis ühest küljest teie jutust mulle jäi kõlama, et selline kultuuri teema kõigepealt, nagu et lihtsalt, et selline usalduslik kultuur tuleks, et nendest erimeelsustest saaks rääkida, on ju. Et kui meile tundub, et me ei mõista üksteist või meie sellised arutelud on läinud, ma ei tea, kas liiga tuliseks või ma tunnen, et ma ei pääse mõjule või et üldse ei kuula mind, on ju. Et me saaksime sellest üldse rääkida, on ju, et see ei oleks kuidagi selline nagu alla surutud, et see on oluline ja seal teadlikkuse tõstmine ja teisest küljest tegelikult siis ka see juhtide mõju
dünaamika arvestamine ja nende arendamine ja koolitamine selleks, et nad saaksid sellist keskkonda luua ja oskaksid seda teha, et mitte ise nii-öelda olla siis kergesti selliste konfliktide nii-öelda allikateks ja nende põhjustajateks. Aga kui ma võib-olla küsiks veel lõpetuseks, et nagu Johan ütles ka, on ju, et neid olukordi saab vaadata nii tööandja kui töötaja nagu perspektiivist ja ma arvan, et sellist nagu töökiusust räägitakse päris palju nagu töötaja perspektiivist, on ju. Et ja noh, manitsetakse tööandjad, et vaadake, et noh, selles mõttes olete tähelepanelikud ja et teil asjad ei kargaks käest nii-öelda töökiusuks, on ju. Aga kuidas teile tundub, et mis vastutuse saaks tegelikult iga töötaja võtta organisatsioonis või kuidas seda julgustada või sellest nagu rohkem rääkida, et inimesed ise vastutust võtaks ja oma nii-öelda suhete eest? Kas teil selles osas on ka mingid häid kogemusi, et inimesed ise looksid sellist kultuuri või oleksid seal aktiivsemad nii-öelda, mitte ei jätaks kõike juhi õlule? No ikkagi töötaja vastutus kogu selles ringis peaks olema see, et kõigepealt see sama teadlikkus, et sa oskad märgata neid olukordi, et sa oskad märgata, kui sa võib-olla kõrvalt näed, et ise ära tunda ja sellised sotsiaalsed oskused, suhtlemisoskus, et kuidas ma käitun kolleegidega, kui hooliv kolleeg ma ise olen ja oma emotsioonide juhtimine. Et ma tahaks öelda, et need on 3 võib-olla kõige sellist, mis mulle siin kõigepealt tuleb, et mis oleks kindlasti töötaja vastutus. Selline eneseteadlikkuse võib-olla nagu arendamine, et see oleks midagi, mida tegelikult võiks kaaluda, et kas me oma töökeskkonnas, oma organisatsioonis oleme selle peale mõelnud, kas me panustame sinna piisavalt, et see tegelikult võib ka meile aidata sellises mitmekesises töökeskkonnas häid suhteid arendada ja hoida. Just. Ja no ma väga hea näide, ma toon selle sama asja, et me kõik oleme juhid, mitte nüüd need juhid, kes on määratud juhtideks, vaid meie ka juhime, me juhime ise ennast, oma elu ja see väga pani mind mõtlema ka see, et see emotsionaalne küpsus ja see, et esimese emotsiooni pealt ei tasu nagu minna kohe midagi tegema, et eestlastena või noh, siin selles kultuuriruumis meil on isegi kombeks, et tark ei torma ja võtad rahulikult, hingad sisse 10 korda ja siis mõtled, et mis asi see oli, et sellepärast ei tasu ka seda e-maili kohe esimese ehmatusega ära saata, et sa võite küll valmis kirjutada, aga võib-olla järgmine päev vaatad hoopis teise pilguga seda. Et jah, see pigem see niisugune kaine mõistus, talupäeva mõistus tõmbab neid tuure maha ja me tegelikult vastutame kõik teineteise selle niisuguse eest, et millise keskkonna me loome, et siis noh, kui sa lähed väga emotsionaalselt, mõtlesid, et davai, lähme sinna kööginurka, räägi ennast tühjaks ja siis see sinna jääb, eks ju, et seda aura võib-olla teinekord vaja välja lasta, aga et need asjad ei pea minema selliseks keeruliseks. Et võib-olla jah, kui meil teema oli ka piirid on ju töösuhetes, et siis võib-olla üks asi, mille üle mõelda on see, et kus see piir läheb, et nii-öelda tööandja ja töötaja võib-olla sellise vastutuse ja ka võimaluste vahel on ju, et selles mõttes, et mis võimalusi me anname töötajatele ka võib-olla seda vastutust võtta, seda head töökeskkonda luua ja kus me selles mõttes ja kus me ikkagi tööandjana peame selle vastutuse ise võtma võib-olla noh, nagu sa ka on ju ütlesid, Karin, et just need piirid oleksid meil selles mõttes paigas või need protseduurid selles mõttes, et noh, et see raamistik on ju. Just. Et tööandja loobki selle raamistiku, et sul on ennetusstrateegia, sul on protsessid, kuidas sa lahendad, sa tõstad teadlikkust töötajatel, sa pakud koolitusi, aga töötaja siis peaks vastu ennast juhtima. Ja no juht oma eeskujuga ju näitab, mis on okei ja mis ei ole. Ja mulle, kui teid kuulates, mulle tundub, et tegelikult see nagu
piiride ja raamide seadmine, et tegelikult seda võimalust ei tasuks mitte kummalgi osapoolel, kes töösuhtes osaleb, tegelikult käest lasta juba esimesel kohtumisel või nagu tööle tulles on ju, et kus tööandja ühest küljest peaks siis väga selgelt rääkima, et kuidas me oleme mõelnud, kuidas need asjad käivad, nagu sina, Ilona, tõid selle näite, on ju, et väga konkreetsed kokkulepped kohe ja et kuidas me siin töötame, et need asjad oleksid selged ja mis on see meie väärtusruum, on ju, ja teisest küljest, et mis on ka meie protsessid, näiteks kas või seesama tulemusjuhtimine, et ei tuleks nagu üllatusena, et kuidas ma nüüd võib-olla ei saanud sellist tagasisidet, nagu ma oleks tahtnud, aga et seal peavad eelneva mingid tegevused, on ju, et juhid saaksid seda vastutust võtta ja tegelikult töötaja võib-olla saaks ka oma küsimustele mingid vastused, et seda kas see on äkki selle määramatuse vähendamine või et kas see aitab meid ka noh, nagu võib-olla paremini olla ennast juhtav inimene või? Kindlasti. Mis te arvate, jah? Jaa. No mulle meeldib ikka öelda, et see hooliv organisatsiooni kultuur, et see on kollektiivne vastutus, et ei saa ainult tööandja pakkuda, et ikkagi töötaja ise ka. Jaa, it takes two to tango. Et me oleme mõlemad selles tantsus, et see ei ole nii, et just üks või teine. Jah, sest lõpuks, mis need organisatsioone loob, mitte need inimesed, kes selle ühise eesmärgi nimel ju igapäevaselt kokku tulevad. Nii, kas te tahate anda kumbki veel ühe soovitused, kui ma nüüd olen sellises organisatsioonis ja ma mõtlen näiteks personalijuhina, et ma tahaksin kohe järgmine esmaspäev võtta ette ühe sammu selleks, et midagi parandada oma organisatsioonis või lükata paremuse poole selleks, et meil oleks vähem konflikte ja meil sellised arusaamatused ei eskaleeruks töökiusuks. Mis ma võiksin teha? Ma võin alustada, et ma ütleks ikkagi, et need selged sõnumid, eriti hea, kui tulevadki juhtkonnalt, et me ei tolereeri mingisugust kiusu ja siis tulebki hakata töötajate teadlikkust tõstma, et erinevate siis koolituste või kampaaniate läbi, et kõik on kindlasti kuulnud meie julge hoolida kampaaniatest, mille me just ju töötasimegi välja selleks, et tõsta töötajate teadlikkust kogu sellest töökiusu teemast. Et ma arvan, et see oleks hea algus. Teadlikkuse tõstmine. Just. Ja tippjuhtkonna siis eeskuju ja sõnumid on just selged sõnumid. Mis sina, Ilona, arvad, mis aitaks sellise? Oleneb nüüd jälle, kui ma tahan ennast panna sellesse personalijuhi rolli, siis ma peaks mõtlema, et mis tüüpi organisatsioon on, aga no ilmselt ma läheks ja küsiks oma tiimilt kõigepealt, et kuidas meil selle teemaga on, kas on täheldatud mingisuguseid asju, mida saaks paremini teha ja võtaks võib-olla selle teema rohkem fookusesse, et sealt kaudu tuleks ka see teadlikkus, sealt tuleks mingeid näiteid võib-olla, mis on juba kuskil seal niimoodi vaka all, aga ei ole veel, inimesed teavad, vaata, tähtis on saada inimeste käest seda niisugust infot, siis sa saad sellega nagu midagi peale hakata. Kui keegi midagi ei räägi ja ei ole julgust rääkida, siis ilmselt ongi meil tegelikult väike probleem. Et sealt kaudu hakkaks seda asja vedama. Suur aitäh teile, et oma rikast kogemuste pagasit meiega täna jagasite. Ma usun, et igaüks sai siit mõtteid, kas teie värvikate näidete või siis heade eeskujude näol. Aitäh teile. Aitäh küsimast. Ja nüüd ongi aeg meie tänane sessioon kokku tõmmata, et rääkisime siis piirid töösuhetes, et mis hetkest saab konfliktist kius. Suur tänu Johanile, kes Tööinspektsiooni pilgu läbi seda teemat meile avas ja tõesti tõi välja ka seda, et teadlikkus ka sellistest psühhosotsiaalsetest ohuteguritest on kasvanud, inimesed oskavad rohkem neid märgata ja tegelikult jõuab ka rohkem siis olukordade kirjeldusi Tööinspektsioonini ja julgustas kõiki tööandjaid julgelt Tööinspektsiooni abi nendes teemades kasutama, et nemad on seal selleks, et aidata kõigil osapooltel võimalikult hästi nende olukordadega toime tulla. Siis Terje rääkis meile sellest, kuidas vilepuhumise seadus 50+ töötajate arvuga organisatsioonide elu mõjutab ja tõepoolest, nagu ta ka välja tõi, kui on tegemist väiksema organisatsiooniga, siis tasub võib-olla sellegi poolest kaaluda, et mis on inimestel võimalus, kas siis anonüümselt või konfidentsiaalselt enda muredest tööandjat teavitada.
ja saime ka Telia näitel siis ettekujutuse sellest, kuidas vilepuhumise protsess on üles ehitatud. Ja lõpetuseks Karin ja Ilona jagasid meiega oma rikkaliku kogemuse pagas sellest, et mida nemad on kogenud erinevate tööalaste konfliktidega toimetulekul ja kuidas võib-olla siis läbi organisatsioonikultuuri juhtimise ja töötajate arendamise luua sellist töökeskkonda, et konfliktid ei peaks eskaleeruma, eriarvamused oleksid teretulnud ja tegelikult nendest sünniksid hoopis paremad lahendused meie klientide jaoks ja ühiskonnale. Aga sellega siis veebruaris lõpetame. Kui teil on rohkem huvi, siis kindlasti saab vaadata veel Tööinspektsiooni lehti ja ka Telia ja Swedbanki koduleheküljelt nende erinevate jutuks olnud kampaaniate kohta infot leiab. Meie märtsi osa räägib aga lähisuhte vägivallast selleks, et piire võib-olla veel veidi nihutada ja et tööandja saaks ka töötajat toetada. Uurime põhjalikumalt seda teemat, et kui palju võiks töötaja ennast avada selleks, et tööandja tegelikult saaks ja oskaks teda ka tema elus ette tulevate keerukuste juures aidata. Nii et sellest räägime siis märtsis ja seniks soovime teile toredat jätku. Kohtumiseni!